Nii, meil tuli siis töösse uus auto, milleks Ford Ranger 2017. Vahetame ära multimeedia, lisame juurde pardakaamera ja lisaks siis paigaldame tagurduskaamera. Lisaks kleebime ära uksed. Ustel nagu näha siis täiesti tühi seest, et nii mürarikkad, et ja paigaldame siis 4 kihti materjale ja sellega siis muudame ka auto heli palju paremaks ja palju väiksemaks. Teeme töö ära ja vaatame, mis sellest kõigest välja tuleb. Esimese tööni tuli siis polster maha võtta ja puhastame need alumised plekid ära. Paigaldame ustele 4 kihti ja vaatame, kui palju väiksemaks uksed lähevad. Selline on meil polster siis tehasest tulnuna. Näeme, et mitte midagi peale pandud ei ole, täiesti tühi paljas plastik. Ja selline näeb välja siis polster peale seda, kui oleme peale kandnud esimese kihi, pigimott, mis võtab ära siis vibratsioonid ja muusikaga kaasnevad igasugused muud kõrvalhelid. Ja siin on siis nüüd näha polster kaetud viimase kihiga, ehk siis munarest, selline spetsiaalne porolon, mis siis peatab kõrgsagedusmüra ning tekitab uksele sellise hea tiheda kontakti koos selle ukse ja polstri vahelise metalliga, et ta jääb ilusti sinna tihkelt peale, et ei plärise kaasa ja on palju väiksem. Ja siis ka selle Ford Rangeri multimeedia ära paigaldatud. Multimeedial siis nagu ikka Apple CarPlay, interneti raadiod, Waze'i kasutamise võimalus. Mis meil siin veel on? Google Maps. Lisaks siis muusika kuulamise äpid nagu Tidal, Spotify. Eraldi olemas siis multimeedial endal iGo navigatsioon. Paigaldasime ka pardakaamera. Selline näeb välja. Samuti läks siis tagurduskaamera. Toimivad roolinupud. Oma raadio ning ka YouTube'i vaatamise ja kuulamisvõimalus. Nii et järjekordne auto vähe mugavama lahendusega.